Tere! Tulen ikka tagasi siia lehele alati siis, kui tööjuhid mind juhatavad. Ja tavaliselt see ei ole juhuslik. Ma alati kõnelen siis, kui mul on midagi ka kõnelda. Ja mõnikord ma isegi ei adu isegi, keda või kui palju see võib toetada mingist väljakutsest läbi. Aga minu elutöö vanema hingena näebki siis ette, et ma pean kõnelema, jagama ja justkui nagu võluväel see on abiks kellegile just õigel ajal õiges kohas. See ongi vanemate hingede niisugune missioon või nii-öelda valgustöötajate missioon seda teha. Tihtilugu nad isegi ei adu, mis, ja see ei olegi oluline, sellepärast, et kui nad seda juhatust järgivad, siis võib-olla sa tunned ennast ise ka ära siin veeblaajastus, siis lihtsalt igaüks teeb seda omal moel. Minul on selleks kõnelemine, see on mulle kodeeritud sünnimustrisse, elude numbrisse ja igatepidi kordab ennast. Ja see on ka pärand minult minu lastele. Üks suurimaid pärandeid kommunikatsioon. Eneseväljendus, küsimine, taotlemine, eneseväljendus, enesekehtestamine ja nii edasi. Aga kui ma seda teen, ma ei pea isegi aduma, keda või mida või kui palju või mil moel see aitab, sellepärast, et see on nii universaalne sõnum. Et ma olen saanud tagasisidet, et erinevad inimesed, mehed, naised, nooremad, vanemad, erinevates eluvaldkondades, erinevate elulugudega saavad sealt oma enda jaoks just selle õige. Sõnum on üks, aga 10 erinevat inimest saavad sellest, ärkavad sellele omas vormingus. Sellest olen mina aru saanud, kuidas minu energia töötab. Ja minu energia töötab täitsa teistmoodi kui kellegi teise energia või valgustöö. Ja mina tunnen kutset, ma pean midagi jagama, just õigel ajal õiges kohas, just need inimesed, kes sellele jõuavad, peavad sellest osa saama. Ja ma ei pea isegi järge pidama, kes või kus või mis. Ma seda ei teegi, see ei olegi võimalik, sellepärast, et need inimesed on nii erinevad. Iga päev tuleb mul uusi lugusid, et ma olen jälginud siin nii pikalt ja ma ei tea neid inimesi isegi. Ja et see on nii palju andnud mingi, nagu ma olen juba aastaid jälginud, on ju, ja siis tuleb ühtäkki nagu tagasisidet andma, täiesti võõras inimene, eks ju, minu jaoks. Et mul ei olegi võimalik seda järge niimoodi hoida, kuid universum, ma tajun tuntavalt seda, oskan märgata seda, et universum hoolitseb selle võrra, kuidas mina olen hoolitsenud nii-öelda teiste hingede eest, keda ma isegi ei tea, hoolitseb minu eest. Et minul oleks siin maa peal hea. Et minul oleks siin maa peal hingerahu, vabadus minu oma teemadega. Et hoopis teiste teemadega muidugi. Et see on tuntav selline ringlus koostöö loodusega. Aga mis ma tahtsingi siis täna rääkida, sai pikk sissejuhatus. Tahtsin rääkida seda, et kui sina oled selline hing, ma ei tea, oled sa olnud perfektseid selles mõttes perekondi ei olegi, isegi need, kes ütlevad, et on perfektne, siis tegelikult seal on väga palju varjatuid dünaamikaid ja võib-olla ka külmust või niisugust ei ole nagu emotsionaalset lähedust. Kas sul on üks või mõlemad vanemad olnud sinu suhtes kauged? Tea seda, et ära selles suhtes tunne tuska, vaid tea seda, et jah, sa tulid oma emast isest, sa oled 50-50 mõlemast. Vaata neid mitte kui nende karmad või karakterid alati, vaid ja ära analüüsi ega püüa päästa, vaid võta see niisugune aspekt
teadmine, et sina ise oled valinud sellised vanemad, et mille jaoks, küsi enda käest, mille jaoks sinu hing valis sellised vanemad. Kui nad olid väga kauged, siis võiski olla see, et sa õpiksid juba varakult iseseisvust, sõltumatust, nagu vastupidavust, julgust, tugevust, eks ju. Ja see on väga tähtis, sest varem või hiljem, kas siis mõnel väga varakult pidi täiskasvanuks hakkama, mõni natukene hiljem, tegelikult vahet pole, sa pead seda niikuinii tegema. Kui sa teed seda hiljem ja oled liiga vati sees elanud, siis sa kukud justkui nagu 3-aastasele või mingi beebi tasandile tagasi, et sa pead hakkama niikuinii seda osa endas kasvatama. Seega, mida varem see on juhtunud, seda parem. Seda kergem on sul edaspidises. Et selline üleminek muidu võib tulla väga järsk. Seda siis hinge tasandil vaadates. Ja kõik meie vanemad, kõik meie väljakutsed, takistused elus oleme me need valinud selleks, ja alati sellel on mingi armastuse põhine eesmärk. Tea seda. Kuigi seda on raske uskuda, aga mina tulin sulle siia praegu ütlema seda, et see on alati armastuse keskne põhjus. Hinge tasandil, me tuleme ikkagi maa fookus, põhifookus, miks me hingedena tuleme siia, ongi kogemusi saama. Ja iga kogemus rikastab. Kui sa oskad näha igast kogemusest seda küllust või rosinat, nii-öelda suhkrutükki, siis sa kasvad automaatselt, ilma takistusteta. Siis sa lood endale kergema tee. Ja uued väljakutsed küll tulevad, aga ka neid on kergem läbida seeläbi. Miks ma tulin täna pulti siia? On aga natukene minu jaoks ka, kuidas ma ei ole varem selle peale mõelnud, kuid minu teejuhid viitasid sellele. Ja ma ei tea, kas see on sellepärast, et mul endal pojad on juba nii suureks kasvanud või et ma tajun, et siin minu ringis on keegi, kes või sellepärast, et mul on see kaassõltuvusest vabaks või priiks e-kursus, millele tasub kindlasti veel täiendavalt tulla. See on väga hea kursus. Minu jaoks on see toiminud suurepäraselt igas lähisuhte dünaamikas. Ma olen musternäidis selles osas, kuidas sellest on võimalik ja kuidas sa teatud mõttes saad oma väe tagasi või sa hakkad, su täispotentsiaal on see, et kui sa vastutad ise, lood ise, naudid ise ja sõltumatult, iseseisvalt. See loob tegelikult suuremat enesekindlust ka, endasse usku, usaldust. Tegelikult me sureme ja sünnime ja sureme siia ilma üksinda. Ja loodus tahab, et me püsiksime, võtaksime vastutuse. See ei ole raske kahurväe mingi teema. See võib olla ka kerge, kui sa saad endaga hästi läbi. Siis võib see olla ka kerge teema. See ei pea alati raske olema. Tahan ma, et see võib ka väga mänguline olla. Vastutus, tunne või see millega kaasneb siis kasv või edasiminek. Selles on oma võlu ja mängulisus. See ei ole tüütu tegevus. Et ma soovitan või julgustan kõiki seda tegema. Vastupidi, sellel on oma õitseng, tuleb sellega kaasa. Kui see teha õiget asja. Ja mu mõte on see, et mul tulid siis teejuhid täna, mitte täna, vaid juba eile natukene, just selle kaassõltuvusest priiks, mu oma üks poeg on täisealine ja nii edasi ja vaata ikka võib-olla minnakse ka laia maailma reisima ja nii edasi, kuigi varem on oldud väga seotud oma perekonnaga. Või siis mõnel juhul mitte üldse ei ole seotud. Et kui selline nagu distantseerumine on kas olnud või hakkab olema, siis mina soovitan, kuidas hoida sellist tasakaalu, sest mina olen elanud alati tasakaalus. Mul ei ole kunagi vaesust olnud, mul on kogu aeg stabiilsus olnud.
et minu elus nagu lapsest saati. Et ja sellepärast ma ka ei ihka või ei taha näiteks välist valideeringut või raha või kuulsust või mingeid selliseid asju, vaid ma teen lihtsalt omas rütmis, oma trummi järgi, jagan oma jagamisi. Ja see, mis mulle rahuldust pakub, sellele ma ütlen jah, ja see, mis ei paku, sellele ma ütlen ei, eks. Et mul ei ole nagu, ma tean ise, vaata, ma tean ise. Ja selles on oma stabiilsus või kuidas öelda, oma kindlus või. Aga kui sul on selline, et sa oled jah, kas olnud distantsil oma vanematest või sa hakkad olema, sest sa nagu oled täisealine, siis väga tähtis on, et väga kerge on anna hinnanguid, kuid tegelikult hingena me oleme oma vanemad ise valinud. Ja just mõnikord on meil karmaatiline vanem või vanemad. Ja mõnikord on nii, et nemad on rohkem meile lasteks kui meie neile vanemateks, kuid mu mõte on see ongi see kaassõltuvusest priiks, eks ju, et see igaüks saab vastutada iseenda eest, tänapäeval on nii palju võimalusi. Aga mu mõte on see, et väga lihtne on anda hinnanguid, kuid väga tähtis on, et sa oled lubamises. Et sa oled ise niimoodi valinud ja mida sa saad siit õppida. Kuidas saaksid sina paremini teha? Ja vaadata neid kui aspekte, mida nad on tulnud õpetama. Ja siis mul tulid teejuhid sekkusid sinna teemasse veel sügavuti. Kuna ma tegelen selle kursusega, eks siis need teemad on mul nagu tulevad oma näoliselt ülesse ja mina näen sellest ka kinnitusi. Kuna ma olen ka täheperekonnaga hästi heas kontaktis, siis ongi see, et astroloogiline puudutus tuleb ka sinna päikese märkide osas, ehk siis mõnikord aitab sul, kui sul ei olnud hea lähedane suhe kas ühe või mõlema oma vanemaga, kui sul oli ka seda, siis on ka. Et aga mida sa saaksid sealt kaasa võtta, tavaliselt mõeldakse, aga mõni ütleb, et ma ei tea. Tegelikult on seal väga palju detaile, alateadlikult sa oled õppinud väga palju nii vigadest kui ka headest külgedest, inimlikkusest, eks ju. Siis kuidas tugevusi rakendada, et võtta vastu tugevused, ressurss, mis sinu vanemad või siis vanavanemad, aga mina isiklikult arvan, et vanavanemad peaksid vanematele andma ja vanemad oma lastele ja lapsed oma lastele. Aga väga tihti on selline lugu, et hüpatakse, vanavanemad hüppavad lapse lapsele andma ja eiravad või kuidas öelda, on konfliktis võib-olla mingi hinnanguliselt oma lastega. Et see tihtilugu juhtub siis, kui lastele on pandud oma vanema staatus ja siis anda hinnanguid ja sa ei täida seda, et siis nagu me oleme siin konfliktis. Aga see ongi see, et sellega tehakse tegelikult loodusseadus rikutakse. Sellepärast, et hüpatakse. Vool käib ikkagi läbi, iga inimene loeb, ei tohi midagi välja heita. Ja seda tihti kiputakse kordama, et minu ema või minu isa tegi minuga nii, siis mina teen oma lapsega ja lapselapsega nii. Aga siis sa ei ole midagi, see on nagu ka lojaalsusprogramm muidugi, aga sa rikud loodusseadusi sellega. Et ja väga palju on depressioone noorte seas sellepärast, et neile pannakse liiga suur koorem, vastutuskoorem olemaks, et nad ei saagi oma saatust elada. Nad on sunnitud, nõutud, mängitud, manipuleeritud seda mängu mängima, et nemad oleks vanemaks oma vanematele. Sellega rikutakse oma järeltuleva põlve tervis. Ja väga palju on ka enesetappe ja igasuguseid depressioone ja ärevusi ja igasuguseid häireid, kui seda tehakse. Seega aitab see, kui see alati kõik viivad iseendani, ehk igaüks tegeleb iseendaga ja ei pane vastutust liiga suurt seda teistele.
ja ei hüppa ühest põlvkonnast teisele ja ei eelista ühte põlvkonda teisele, vaid kõik lülid on olulised. Mingil moel need on ja see on kõik põhjus-tagajärg. Kui keegi on hüppanud üle-eelmises põlvkonnas hüppanud lapselapsele ainult ja ignoreerib oma seda, siis tegelikult mingil põhjusel projitseerib oma vanemate haiget saamist näiteks lapsele ja siis see suundub lapselapse suunas, siis tegelikult siis sellel emal või isal sellepärast ongi mingi teema, eks ju. Sellepärast ta, see on nagu lülihaaval, jah. Aga kuniks keegi otsustab, ma näen selle kõik läbi, ma teen muutuse, ma märkan seda, ma olen teadlik ja ja ma näen ja ma muudan ära, mina olen see muutus siin lülis. Aga mu mõte, kui ma tahan rosina juurde jõuda, on see. Päikesemärgid. See ühendab meid meie hinge perega, meie täheperekonnaga. Ja võib-olla see aitab sul mõista ilma hinnanguid andmata oma vanematele või vanavanematele, mis tähtkuju olid nad sündinud. Näiteks kui sinu ema, isa olid sündinud, üks oli sündinud sõnn ja teine kaksikud, siis sinu tugevused on kommunikatsioon ja ressurss, maisus ja eneseväljendus. Seal on seos. Miks? Tegelikult on see kodeeritud sinusse. Ja sina võib-olla oled veel mingi kolmandat tähtkuju ja see ütlebki seda, et sinu dünaamikad hakkad siin mängima. Mis on sinu tugevused? Mis oli nende tugevused? Et juba, näiteks ütled kaksikud või ütled sõnn, siis sa juba saad aru, mis seal on. Mitmes maja ja nii edasi. Kaksikud on eneseväljendus, kommunikatsioon, suhted, eks ju. Sõnn on, ta on küll maamärku ja väga niisugune meesenergia märkuid, seal on ka Veenus sees, seega mees- ja naisenergiate tasakaal. Kindlasti töö, on ju. Töö, kodu, pere, selline traditsioonid, ressurss, et kas võib juhtuda nii, et sa tulid nendelt vanematelt õppima neid asju. Et sa saaksid ka sellest tugevaks, just neid aspekte, et sa ei vaata neid sellena, kuidas nad olid või mitte hinnangu vaatenurgast, vaid sellisest nagu aspektist, märksõnast. Et sealt tuleb ka omamoodi nagu teatud mõttes sinu isiklik ressurss. Ja nüüd oleneb, mis tähtkuju sina ise oled. Kui sa oled ühe vanemaga samast tähtkujus, siis siin võib olla ka natukene selles mõttes mitte meeldiv asi, et sa võib-olla vaata, et sa sama saatust ei hakka käima. Et sa ikkagi käiksid oma eripärast, ainulaadset, originaalset saatust, et siin on oluline, et sa ei samastuks ja tema ei samastuks sinuga. Et sa eraldaksid sellised teemad ja võtaksid vastu tema selle, aga sa ei unustaks just eriti ka seda, kes on sinust teistsugusem. Sest mida rohkem sa nagu unustad ära või matad maha või eirad või annad hinnangud, just see on see osa, mis aitab sind elus edasi loomaks küllust ja tasakaalu. Just see on see. Ja see aitab sul ära lõigata ka selle osa, et kui näiteks üks vanem andis teise vanemale hinnanguid või mõlemad andsid, et siis sina võtad need mõlemad päikesemärgi aspektid või majad nii-öelda vastu ja toon sulle näite näiteks, et
üks vanem on sõnn, teine on kaksikud ja sina oled kaljukits näiteks. Karjäär, eesmärgid ja nii edasi. Et sul võib siin olla peidetud sõnum, et see ei ole juhuslik, et sul on vanemad nendest päikesemärkidest. Et need võivad viia sind kaugele sinu eesmärkides, sinu karjääris, sinu eesmärkides, sinu saavutustes ja nii edasi. Kui sa saad aru, mis ma mõtlen, et need mõlemad paindlikult koostöös siis. Näiteks üks vanem oli kaljukits, teine oli kaalud ja sina oled kaksikud. Siis siin ma juba näen seda seost, et kaalud on 7. maja, suhted, kaksikud on tarokaartides, armastajad, suhted, et siin ma näen juba mingi nagu samastumist, aga on hea nagu tõmmata eraldumisse ja näha ära, et et mu elu eesmärk ei ole ainult paari suhtele pühendumine, vaid ka eesmärgid, raha teenimine, raharessurss, töö, saavutused, karjäär. Ja minu ülesanne on nüüd kaksikuna olla mitmekesine ja tasakaalustada need teemad, et mõlemad on olulised. Kui sa saad aru, mis ma mõtlen. Ehk siis tegelikult kõik päikesemärgid on meis kodeeritud. Osad on uinunud olekus, osad on ärkvel olekus, osad on liiga aktiivsed, osad on vähem aktiivsed, kuid need on kõik tegelikult meil alati olemas ja me saame neid äratada. Ja see ei ole juhuslik, kes on 5 sinu kõige lähedasemat inimest olnud kas läbi elu või praeguses eluetapis. Et kui sa arvad, et see on juhus, siis ei. Tea seda, mõnel on näiteks selline asi, et tal on näiteks üks päikesemärk saadab teda elu erinevates etappides. Küll on tal lemmikloom, küll on tal töökaaslane, küll on vanaema, küll on see, küll on too, ülemus ja nii edasi. Ja sellel on oma sõnum, et kui mingi päikesemärk väga kordub ja sa võid veel mõelda näiteks see, et see ei ole üldse minuga ei resoneeru, anda hinnanguid sellele, siis mina olen aru saanud sellest, et kui sa ei anna hinnanguid, vaid sa võtad omaks ja püüad mõista, mis meil on omavahel õpetada, siis igasugune vastupanu või vastandumine kaob ära ja see muutub külluseks, mõistmiseks, vabanemine toimub. Et see on tegelikult ääretult ilus protsess. Igas päikesemärgis on omad plussid ja miinused. Aga kui sa seda teed, siis sa kukud inimlikkusesse, siis sa saad aru elust, mis elu tegelikult tahab meile anda ja mis me ise oleme valinud hingena. Et me võtame vastu, lepime sellega, mis meil oli. See on minu sõnum sulle. Kui sa said aru, mis ma mõtlesin, et mu teejuhid tahtsid seda väljendada. Teejuhid täheperekonnast. Tahtsid sinuga jagada seda. Sest see on nagu nii, kui sa kukud hinnangutest ära, nii-öelda arengusse. Toimub midagi väga-väga imelist. Sinu enda sees ja sinu enda väljas. Ja siis võib juhtuda ka nii, et mingid, mida varem sa teed, mingid päikesemärgid nagu kaovad ära, nad ei jää korduma su elus. Nad võivad jääda, aga nad ei pruugi. Võib tulla midagi muud asemel. Näiteks ma ütlen sulle, et on jäär ja kalad. Üks on julgus, aktiivsus, teine on väga suur sügavus, täielik mees ja naise energiate tasakaal. Või intensiivne isegi. Et see tähendab seda, et sina iseenda sees
pead tasakaalustama nad nii, et sa oskad lülida ühelt teisele ja vastavalt vajadusele, aga et sa ise ei laskuks äärmustesse, võib-olla seal on olnud äärmusi. Vaid et sa tasakaalustaksid need, võttes parima. Ja sa aktsepteeriksid oma unikaalsust, oma originaalsust. See on minu põhisõnum minu raamatutes ja minu siin lehel sulle. Sest kui sa jääd kinni hinnangutesse, kas oma vanemate, mingi teise päikesemärgi, õe, venna, paari suhtes kuskil, siis tegelikult see on märk sellest, et sa oled oma eelmise elu mustris kinni. Aga kui sina oled evolutsiooniline inimene, inimlik inimene, siis sa tahad edasi areneda nendest mustritest, et siis sa saad nii-öelda selle vana ukse sulgeda, et uus saaks avaneda, sest kohe, kui sulgeb vana, siis avaneb uus. Aga võib-olla sina jääd hinnangutesse ja pingetesse kinni. Ja tihtilugu sa kordad mitte isegi enda neid, vaid tõepoolest oma vanemate või esivanemate kaassõltuvusmustreid. Lojaalsuses see tekitab pinget ja väsimust. Nii-öelda minu jaoks ükski lähisuhe ei peaks olema selline, et ma vajan puhkust pärast seda, kui ma olen temaga koos olnud, vaid et koos olemine on puhkus. See on õige suhe. Et jõuda algallikasse ka koos olles. Kaassõltuvussuhtes sa vajad puhkust teisest inimest, üksi olemist. Kui sa oled õige inimesega koos või õigete inimestega või keskkonnas, sa ei vaja seda. Te mõlemad puhkate just vastupidi koos olles või sa puhkad seal keskkonnas automaatselt, et sa ei vaja puhkust. Vaatan, mis 2 kaarti tahab mul veel siin. Et tunne ära see. Ja järjekindlalt liigu selle mõistmisega. Ja siis sa kasvad. Sirutad välja. Tunne huvi. Ära anna hinnanguid, tunne huvi. Küsi küsimusi. Ja kui sa ei tea, kuidas seda teha, siis tule seansile minuga. Saab ka kaugseansil. Ükskõik kus maailma jaos. Niimoodi me saame ise väga palju ümber muundada alkeemiliselt, kui me seda niimoodi näeme. Minul on võimalus olnud seda näha vaikuses, iseendaga olemises, küsimusi küsides. Arvatavasti sellepärast, et minu elu ei ole olnud väga hektiline. Minu elu on algusest saati olnud üpriski stabiilne. Ja ma tean isiklikult, et see on eelmiste elude töö, hingetöö tagajärg. Et ma oskan läbi näha, ma ei lähe kaasa sellega, ma ei ela ellu jäämise instinktist. Ma ei vaja draamasid. Minu ülesanne on hoopiski inimesed draamast välja tõmmata ja samamoodi oma sisemisesse rahusse nagu tõmmata, kes selleks soovi avaldavad. Et võiks öelda, et integratsiooni tööst läbi integratsiooni töö on mul see võimalik. Ainult nii ongi võimalik. Aitäh sulle kuulamast, vaatamast. Vaata, mis siin.
Ja, et süüdistusteks ei ole ruumi. Ja kõik, mis ma olen valinud, on minu valik olnud. Just. Kõik. Ka hingena, ka eetertasandil. Füüsilisel ja ka eetertasandil. Et kui me seda mõistame, siis me hakkame nagu kukkuma oma vastutusse, et kuidas me siit saame nagu, kui ma olen loonud midagi, mis kas verbaalselt või füüsiliselt on loonud midagi, mis ei ole minu jaoks, siis kuidas ma saan siit samamoodi, nagu ma olen seda loonud, ma saan nüüd seda ka ümber luua. No näiteks selline. Aitäh sulle, kui see sind kõnetas, pane like, tule järgi mu lehte. Minu sõnumid on väga sellised veevalaja ehk kuldse ajastu maigulised, hõngulised, mis aitavad sul manööverdada, jõuda iseendani. Meid väga palju õpetatakse teistele elama või teiste järgi tegema ja sellesse rahulolematus, depressioonid, ärevused, enesetapud ja nii edasi. See on tõsine tagajärg on sellel kõigel, aga kui sa oskad seda läbi näha ja märgata ja valida iseennast, elu niikuinii hoiab sind ka läbi väljakutsete, sellepärast et elu tahab, et sa areneksid ja kui sa valid sellise enesearmastuse, eneseaustuse teekonna, siis elu toetab sind ka läbi väljakutsete alati, ka uskumatul moel. Sest elu tahab. Ja palju on räägitud ka sellest, et tullakse, et kui tehakse, on enesetapp, et keegi, sest minnakse päripäeva oma jaos, oma suguvõsaliinis, teadmatusest, siis uues elus ikka peab otsast peale neid ülesandeid, hinge ülesandeid täitma, aga seda on kergem teha. See justkui, kui sa ikkagi lähed sellest väljakutsest läbi, ehk siis see tammetõru praguneb ja sealt tuleb uus tammepuu. See on meie hinge õppetund, kui meil on suured väljakutsed. Siis me ei korda neid järgmistes eludes uuesti. Vaid me saime võitu iseenda üle. See on võib-olla, mis on kollektiivil vaja teada. Aitäh sulle, nägemist!